Meil on suur jama. Värske auster, laseme selle alla. Lihtsalt lähen laagrisse. Hullumeelse välimusega loom. Mul on praegu tõesti külm. Noh, see oleme meie. Me veedame järgmised 3 päeva siin saarel, kutid. Ellujäämine ilma toidu, vee ja peavarjuta. See saab olema üks tõelisi ellujäämisproove. Mul on seljavutis ainult piiratud ressursid. Me oleme praegu ühes maailma hullumeelseimas kohas. Esimese päeva prioriteet on leida varjualune. Näitan teile, mis mu seljakotis on ja mõtleme välja, kuidas me need 3 päeva ellu jääme. Ausalt öeldes olen seekord päris närvis, aga olgu, hakkame avastama, eks? Lähme! Ma tahan jõuda heale vaatepunktile, et saaksime aru, kus me üldse oleme. Siis saame varjualuse püsti panna ja seljakoti lahti pakkida. Ja siis saame hakata otsima toitu, vett ja muud vajalikku. Wow, tõus tuleb peale, mees. See ongi kogu rand, mis meil on. Sellest ei piisa, et varjualus püsti panna. Peame siit kaidulisest neemest tagasi pöörama ja proovima kusagilt randa leida. Just seda ma otsingi. Kas siin on mingit looduslikku varjualust? Otsin ka mõnda ilusat lamedat liiva kohta, kus me saaksime täna öösel magada. See saab olema hea koht oma kodus pidada. Ma arvan, et just siin saab olema hea koht meie jaoks, mehed. Ma tahan teile näidata, mis meil järgmise 3 päeva jooksul selle saarel ellujäämiseks olemas on. Kõigepealt, mehed, meil on siin droon. See ei aita tegelikult meie kõiki GoProsid, need ei aita meid. Aga meil on see kõva lell, machete. See tõesti aitab meid järgmiste päevade jooksul, loodetavasti. Sellega saame avada kookospähkleid. Võib-olla kui saame mõne looma kätte puhastada selle ja samuti aitab see meil varjualust ehitada. Siin on meil ka mask olemas. Loodetavasti võimaldab see meil vee all näha. Meil on ka oda, vaata seda relva siin. Loodetavasti saame veidi hiljem otsa sellelt saaret ujuda ja järgmiste päevade jooksul mõne kala kätte saada. Kes teab, mis seal väljas on? Kalad, homaarid, angerjad. Meil on ka teras ja tulekivi. Loodetavasti saame tule üles teha. Ja lõpuks, mehed, meie viimane ese, legendaarne džunglimahl, Quick Revive. Võtame ainult selle. Kui me selle rauaga põhke jõuame, teate küll, siis lööme selle alla ja sünnime uuesti. Seljakotist pole enam midagi alles. Sellel saarel on meil ainult hädavajalik ellujäämiseks. See saab olema üks hullumeelsemaid väljakutseid, mida ma oma elus teinud olen. Me peame esimese päeva jaoks varjualuse välja mõtlema. Ma ei kavatse järgmist 3 päeva lihtsalt avatud rannal magada. Mis praegu toimub? Nagu näete, voolab kogu see vesi sisse ja uub kogu selle kraami randa. Ja tegelikult on siin meie jaoks ka natuke kulda, mida saame kasutada. Vaata, kuidas me leiame seda, mis on siia kõikjale randa uutud. Olgu, vaata seda. Tõenäoliselt saame seda hiljem kasutada mingi struktuuri sidumiseks või millegi sellise jaoks. See tuleb kasuks. Meil on kookospähkel. See näeb sõna otseses mõttes välja nagu mina, kui ma homme hommikul ärkan. See asi on korralikult küpsenud, teda me kasutada ei saa. Kui me leiaksime kookospähkli, oleks ideaalne. Vaata seda, see on krabikoorik. See on hea märk. Võib-olla leian hiljem mõne neist toiduks. Mis see on? Veel üks katki läinud mädanenud kookospähkel. Siin on tõesti hea leid. Eks? Siin on meil terve hunnik köit. Ma lõikan mõned neist kiududest ära. See peab olema hea, et me saaksime hiljem varjualust ehitada. Vaata seda veekogumit. Mõnikord võib endast anumates vett leida, aga see tundub saastunud. Ma arvan, et me saame seda tegelikult kasutada. See on nagu suur, pehme, vaht plastitükk. Mul on selle jaoks üks idee, aga sa pead natuke ootama, et seda näha. Hiljem. Meil on veel üks vahtplastitükk. Selle jätame ka alles. Sa teed nalja, vaata seda. See on nagu väike iste või me võiksime selle isegi süüa teha. See on isegi nagu väike fileerimislaud. Me saame seda kindlasti millesi kasutada. Paneme selle seljavõtti. Vaata seda. Meil on nüüd juuksekang, kallis. Hea uudis on see, et mul pole siin kedagi, kellele muljet avaldada, nii et ma ei jäta seda alles. Mõned kuradi Air Jordanid on siin väljas. Wow, need on kõik mädanenud. Üks probleem praegu on see, et me higistame palju, kaotame palju elutähtsaid vedelikke. Poisid, ma pole veel ühtegi veeallikat leidnud, ega ka ühtegi kookospähklit, mis oleks randa uhutud. Asi ei paista hea. Kookospähkel, tule juba. Noh, kurat, olgu. Ma ei leia sellelt rannat ühtegi head kookospähklit, mis oleks randa uhutud, jah? Näete ise, siin allpool eriti prahti, sealpool on palju rohkem. Tõenäoliselt on meil ainult 2-3 tundi aega, kuni päike hakkab loojuma. Me peame varjualuse välja mõtlema, poisid, lähme tagasi laagrisse, lähme.
Vau, seal väljas on nii palav. Oh, mu jumal. Siin on meil üks korralik palk. Viime selle laagrisse. Selle viime üles. Ütleme nii, et need ei ole keerukad. Kaevan siia väikese augu. Olgu, nagu näete, meil on esimene vundament olemas, aga me peame veenduma, et see oleks korralikult tugev. Olgu, oleme selle kinni sidunud. Nüüd kinnitame selle veel natuke tugevamalt maa külge. Ma lihtsalt surun need kivid siia alla. Kinnitan selle ära, et see ümber ei kukuks. Meil on nüüd tipi vundament olemas. Nüüd on vaja korralikku ristala. See hakkab siin all paiknema. Nüüd saame hakata seda edasi ehitama. Meil on siin meie varjualuse alus olemas. Oh, see hakkab juba kuju võtma. Vaata seda. See on väga tugev. See ei kuku kuhugi. Nüüd peame lihtsalt hakkama kõiki neid puutükke, mis siin rannas on, ristalale laduma. Nii hakkab see vaikselt valmis saama. Ja mul on liiva igal pool. Olgu, me oleme seda varjualust ilmselt juba 2 tundi ehitanud. See on päris suur varjualune. Sinna saab vabalt sisse istuda. Vaja on meil natuke täita. Mees, vaata kui hea see on. Kuidas meie varjualuse vaade on? Ole paha. Ma ei taha, et see vihma tadama hakkaks ja siis olen lihtsalt lageda peal. Nii et kuni ilm on hea ja mul on natuke energiat. Proovime selle asja nii palju kui võimalik täis toppida, et see oleks ilmastiku kindel ja peataks igasuguse niiskuse. Võta see! Okei, ma just leidsin selle kalavõrgu ja see võib täielikult kasulik olla. Ma panen selle meie varjualuse peale siia. Panen selle lihtsalt alusele. See on koht, kus meie pea ilmselt magades asub. Just seal peab see kõige rohkem veekindel olema. Ja mida me teha saame, on võtta kogu see kraam. See tegelikult töötab väga hästi. Paneme need sinna sisse, kus me ööbime ja see toimib meile peaaegu nagu väike madrats. See saab olema meie kodu järgmise paar ööd. Üsna hästi, täiesti varjus, päris hea. Ma ei tea, kui külmaks järgmiste ööde jooksul läheb. Nii et see matt võib muutuda tekiks. Kui hakkab vihma sadama, saame selle kiiresti kinni katta. Võime natuke kaugemale jalutama minna, aga praegu peame veidi puhkama. Pole mõtet selle varjualuse peale energiat raisata, aga mul polegi energiat anda. Ma olen täiesti läbi. Meil on varjualune enam-vähem valmis. Praegu tahan ma vett leida, kutid, enne kui pärastlõunaks läheb. Meil on ainult paar tundi, kuni päike hakkab loojuma, nii et lähme vaatame, kas leiame vett. Ma olen pärast varjualuse ehitamist nii dehüdreeritud. Lähme kookospähklite juurde. Jah, vaadake seda, kutid. See on nagu mingi vana veepudel. Ma ei tea, kui kaua see siin on olnud, aga ma tahan sellele võimaluse anda. Sa näed, kuidas kogu halliktus kasvab kaane peal. Kõik veritõrud hakkavad kasvama. Lähme. See on täis soola. Ei, me ei saa seda juua. See teeb meid ainult haigeks ja viib vee kehast välja. Lähme edasi. Kookospähkel. Mitte midagi, siin pole lihtsalt midagi. Kõik on nii surnud. Vaadake seda. Need on vanad kookospähklid. Pagan, ma arvasin, et meil on üks olemas, kutid. Meil on suur jama. Siin pole kuskilt vedelikku leida. Ma ei usu, et suudan palju kaugemale minna. Ma lihtsalt raiskan kogu meie energia ära. Ma arvan, et peaksime tagasi laagrisse minema. Me peame leidma teise viisi, kuidas vett saada. Ma ei tea, kuidas juhtuma hakkab. Me oleme praegu täiesti läbi.
tuul on kõvasti tugevamaks läinud. Ma ei tea, kui külmaks öösel läheb, aga vähemalt kui tuul mulle peale ei puhu, siis see on siin saarel juba suur luksus. Ma tahan näha, kas me saame enne pärastlõunat tule üles ja võib-olla mingit toitu. Vesi on praegu siiski kõige tähtsam. Ma võtan praegu meie seljakotti ja tahan natuke kaugemale uurima minna. Ma nägin varem ühte taime, mida ma arvan, et saame kasutada. Just seda me tahamegi siin. Vaata need. See sobib ideaalselt. See siia on üks parimaid süütematerjale, mida leida võib. Need on väga kerged ja võtavad sädeme väga lihtsalt. Nii et me täidame oma seljakoti nendega. Kas sul on veel üks pudel vett? Vaata neid merikarpasid, mis selle peale kasvavad. Proovime ära. See on sool. Loodetavasti ma ei jää järgmiste päevade jooksul haigeks. Olgu, ma võtsin just kogu meie süütepuu seljakotist välja ja korrasin hulga väikseid puutükke. Kasutame neid, aga kõigepealt peame selle tulerauaga ja tulekiviga põlema saama. Hakkame pihta, eks? Nii, hakkame pihta. Hästi, saime hakkama. Hea uudis on see, et kõik on siin nii kuiv, et see võttis ilmselt ainult 20-30 minutit. Halb uudis on see, et mu suu on ka väga kuiv. Meie lõke vaebleb praegu. Ma annan selle natuke hapnikku. Olen nüüd. Olgu. Wow! Hei, see põletab Cobrot. Peaaegu oleks teid ära põletanud. See asi läks järsku täiega põlema. Me ei tohi lasta sellel kustuda. Me oleksime selle peaaegu hetkes kaotanud. Me peame kindlustama, et see oleks pideva kütusega varustatud. See annab mulle täna öösel sooja. Tules on midagi erilist. Meil on variolune ja meil on soe, mis aitab meid täna öösel vastu pidada. Me peame ikka veel leidma vett ja toitu. Ma ootan seda mõõna, see taandab. Võib-olla saame nendest loodetiikidest võimaluse toitu leida. Me jätame praegu laagri selja taha, läheme nende loodetiikide juurde toitu otsima. Läheme vaatama, kas leiame mingitki toitu. Ma otsin praegu kõike, mida leian. Nälkjad, ussid, ükskõik mis, võtan kõik vastu. Ma lähen siia suuremate kivide juurde. Ma arvan, et see on parem koht. Siin selle kivi ümber. See on turbiidikarp. Sees on väike teoloom. Me võime neid mõned koguda. Jah, vaata seda. Me saame neid terve hulga. Ma leidsin just mõned austrid. Ma löön need kõik lahti. Võtame selle austri kätte. Sööme selle ära. Kui see jahjud oleks 5 korda suurem. Olgu, otsime edasi. Olgu, meil on veel üks teetigu. Pane ta taga taskusse. Siin on üks auster. Teeme selle lahti. Värske auster. Paneme selle nahka. Enamasti kest, aga päris hea. Siin läheb nüüd tõsiseks koriduseks. Võtan kõik, mis kätte saan. Mul on peo täis teetigusid. Mõned austrid, mis on väga krõmpsuvad. Ainult natuke aega on jäänud, kuni päike horisondi taha vajub. Peaksime ilmselt homme tagasi minema hakkama. Saame midagi head. Pole mingit võimalust, et ma selle väljakutse ajal ainult tigusid söön. Seda ei juhtu. Vaata seda. See on äge mees. Viime seda tagasi laavrisse. Serveerime oma teod nende ilusas kodukarbis. Magus kodu, vaata seda. Nii kena ja soe. Meile siin peo täis teosid. Paneme need tulele. Need küpsevad lihtsalt sütel. See saab olema meie esimese päeva toit. Otse sütel.
Nad jäävadki siia. Me sööme homme õhtusööviks päriselt teosid. Me peame midagi paremat saama. Ma ei suuda järgmised 3 päeva ainult teosid süüa. See lihtsalt ei juhtu, mees. See päev on olnud raske. Esimene päev. Teod õhtusöögiks, mitte tilka või velelikku. Vähemalt on meil praegu enam-vähem korralik varjualune. Ma võiksin seda kiiret taastumist kasutada, aga ma arvan, et pean selle alles hoidma. Ma ei tea, mis järgmistel päevadel juhtuma hakkab. Kui sa tunneksid nende teode lõhna, need lihtsalt ei lõhna õigesti. Vaata seda, see vahutab lausa. See ei saa õige olla. Teod on valmis, serveerime need välja. Me saime sinna peale. Meil on oma teod olemas. See laud, mille me natuke varem leidsime, tuleb kasuks. Ma serveerin meie teod selle peal. Koos selle armsa laikese karbiga, mille me leidsime. Avan need. Üks tigu. Saime ta kätte. 3 tigu. Kaotasin ühe lõkkesse. Püüdsin liiva sellelt ära puhuda, aga puhusin selle hoopis liiva sisse. Liiv on igal pool. Leppisin juba sellega, et söön seda koos liivaga. Õhtusöögiks on meil mõned teod. Lähme sööma. Maitset nagu näriksin kummit, aga muidu pole maitse väga hull. Ilmselt sellepärast, et olen räigelt näljane. Kuula seda, seal sees on nii palju liiva ja karpe, see on praegu täiesti hullumeelne. Mul on nii janu, ma olen näljane, aga vähemalt on meil tuli ja varjualune. Loodetavasti jään ma terve öö jooksu soojaks, saan korralikult magada ja siis homme alustame uuesti teise päevaga. Ausalt öeldes ei tea ma, kui kaua me suudame veel ilma joogita vastu pidada. Mul hakkab pea ringi käima ja tunnen end väga uimasena, nii et homme on see meie peamine eesmärk. Meil on vaja midagi juua leida ja me peame jahile minema, et paremat toitu hankida. Praegu peab meie varjualune vastu, meil on mõnus lõke, mis põleb terve öö, hoiab sooja. Loodetavasti sääsed hoiavad minust eemale, see on ööks meie toit. Näeme homme, varahommikul, teisel päeval. Loodetavasti saan natuke puhata. Praegu peab olema umbes 2 öösel. Ma ei saa eriti palju magada, aga temperatuur on kõvasti langenud. Mul on praegu väga külm. Tere hommikust, kutid! Ja mul on liiva igas võimalikus nurgas ja praos, mis üldse olemas on. Üsna pikk öö oli, kutid. Vähkasin ja keerlesin. Tegelikult läks öö jooksul päris külmaks. Üks hea asi oli see, et sääski polnud, nii et sain paar tundi magada. Aga täna hommikul ärkasin üles ja olen nii dehüdreeritud. Mul pole kehas üldse vedelikku. Praegu tunnen end nagu üks krimpsusploom, nii et meil on täna mõned eesmärgid. Esiteks, me peame selle ranna üle vaatama ja vaatama, kas leiame midagi juua. Täna ujume ka otse rannast, et vaadata, kas saame toitu. Aga kõigepealt pean ma midagi juua saama. Eile öösel oli meid tohutu kõrge tõus, mis tõi tegelikult ookeanist palju lisaprahti randa. Kui me läheme siit poolt, kus me varem eriti käinud ei ole ja uurime ümbrust, siis võib-olla leiame kas veeallika või midagi, mis on randa uhutud. Kas kookospähkleid, veepudeleid või mindit vedelikku. Võtame kõik, mis leiame. Nagu näha, pidas meie varjualune päris hästi vastu. Vaata, kui liivaseks mu mati tööga läksid. See on sellest ma kogu aeg keerlesin ja pöörlesin. Ütleme nii, et liival magamine pole just kõige mugavam. Võtame kaasa machete, jätame tema laagrisse, ta peab vastu. Vaata seda, meil on täiesti uued joogipudelid, vaata ainult. See pole hea. Mis seal sees on? See siin? Ei. Vaata seda, natuke vett on sees, vaata seda. Vaata, kui piimjast see vesi on. Jah, vaata, mahutab. Kui ma seda joon, siis see teeb mind ainult haigeks, vend, ja see võib mind tõsiselt ohtu seada. Nii, vaata seda.
Ma arvan, et meil on üks. Jah, ma arvan, et seal sees on midagi. Loodetavasti ei ole see seest mädanenud. Me saime pähkli kätte. Ma lihtsalt avan selle. Me lõhkusime selle lahti. Leidsin just selle veepudeli, näed, kui täitsa läbi see on täis soola, vett ja sodi, mis sinna sisse on nuutud. Mida ma teen? Pühin lihtsalt kaane puhtaks. Lihtsalt nii. Viskame selle minema. Nüüd, probleem on selles, kutid, et ma tahaksin selle kõik ära juua, aga pean osa hilisemaks jätma, muidu olen lihtsalt läbi. Nii et valame kogu selle vedeliku välja, täpselt nii. Olgu, peame sellele võimaluse andma. Issand. Mu suu on olnud nii kuiv. See on uskumatult hea. See on magus ja see on täiesti uskumatu. Meil on vedelik. See siin on joomikusöök. Mul on nii janu, tahaksin selle kõik ära juua, aga ma ei saa. Pea selle hinisemaks alles jätma. Ma arvan, et meil tekib võimalus ujuda otse sellelt saarelt minema ja vaadata, kas saame selle odaga kala püüda. Oda annab mulle lihtsalt palju enesekindlust. Meil on kookose vedelik käes. Lähme tagasi laagesse. Ollu kutid, ma olen seda kookost rüübanud, aga nüüd on peik otsas. Ma arvan, et on aeg kasutada meie salarelva, Jungle Juice Quick Revive. Te teate, kui ma selle võtan, siis ma sündin uuesti ja loodetavasti annab see meile energiat, et minna välja, jahti pidada ja mingisugune loom kinni püüda. Juume selle ära, hurraa! Oleme uuesti sündinud. Olgu, on aeg üles tõusta, kutid. Me saame kindlasti loomi kätte. See kraam on tõeline maagiamees. Kõik mingu ja kirjutagu kommentaaridesse. Seda me ütleme, kui võtame selle vinge asja. Ausalt öeldes, see asi äratas mind kohe ülesse. Ma olen valmis minema. See on relv, millene saime. See on umbes $20 eest saadud käeharpuun. Põhimõtteliselt. Sa võtad selle väikese kummist osa tagant ja tõmbad selle ettepoole. Ja nii me hakkame loomi püüdma. See asi on tegelikult päris kõva. Ja nagu näha, on see juba katki läinud. Nii et võtame, mis võtta annab. Olgu, aeg on välja minna ja jahti pidama hakata. Lähme!
Oh sa püha taevas, see saab olema üks hullumeelsemaid jahte, kus me kunagi oma elus käinud oleme. Ja vaata seda looma siin. See on hiiglaslik kasskala. Vaata seda, tal on väike habemeke ja vuntsid, roosakad. Vaata või veider see on. Neil on selline eksoskelett, mis on ülikõva, kuule seda. See on nagu tõeliselt kõva kest nende keha ümber. See on väga-väga veider. Aga sa näed, et see lõpeb siin saba juures. Ja see saba on tegelikult väga pehme. Ma pole kunagi varem ühtegi neist söönud, aga olen kuulnud, et pidid olema uskumatu tead süüa. Mida sa tegema pead, on need ära küpsetada ja siis ilmselt lihtsalt murda see välimine eksoskeleti kest lahti ning saadki sisemise liha ära süüa. Ma arvan, et näiteks sabaliha ja muu selline kogu selle tee peal pillutas meid seal igale poole. See oli päris pöölaseid loomi. Meist ujus mööda suur Hispaania makrel, mõned ilus griffikalad, aga lõpuks jäi meile just see asi siia. Sellel on tegelikult kõige pöölasemad värvid. See on nagu lilla. Kui ma selle lasin, ma ei jõua ära oodata selle proovida. See on üks hullumeelse välimusega loom. See peab küll olema ilmselt selle liigi suurim isend, mida ma kunagi näinud olen. Ma olen praegu väga-väga õnnelik. Meil on liha ja ma ei söö siin saara läinud neetud kookospähkleid ja tigusid. Ma panen ta siia üles, ta võib lihtsalt siin istuda. Poisid, ma ei suuda leir isegi seletada, kui hea tunne on lõpuks natuke liha saada. Ma ei jõua ära oodata tänast pärastlõunas kokkamist teise päikeseloojangu päeval. Me tegime selle ära, kallid. See on nagu kahur. Põmm, põmm, põmm. Mina siin kastis, lähen siin hulluks. See tilgub kõikile mu peale. Lõhnab niigi halvasti. See džunglimah, kiire elustamine andis meile selle energialaengu, mida vajasime, et välja minna. Poisid, liiv on igal pool. See tõus on kõvasti kasvanud. Meil vedas, et õigel ajal kohale jõudsime. Praegu on seal väljas tohutud lained. Päike on natuke madalamale vajunud. Kõik näeb tõesti väga hea välja. Ma tahan täna teisel päeval teha ühe eepilise kokkamise. Ma mõtle, kuidas ma seda valmistada tahan, sest ilmselgelt on sellel kõva väline kest. Peaaegu oleks parem, kui oleks päris palju kuumust, et see kest või mis iganes see on, läbi küpsetada. Me läheme nüüd puisastesse, teeme lõkke ülesse, kogume hulga puid. Sellest saab üks parimaid päikeseloojangu kokkamisi üldse. Lämme! See kõik läheb kohe käima. See on ülikuiv. Asjad lähevad päris hästi. Täna hakkas ka tuul puhuma. Mehed, vau! Need viimased päevad on olnud tõeline hullumeelne teekond. Ma lihtsalt uurin seda randa, et näha, kas leian midagi, mida saaksime toidu valmistamiseks kasutada. Seda saaksime ilmselt kasutada. Jah! See on hea. Paneme need vette, et need ära ei põleks. Paneme selle kinni.
sa näed, mida me ehitame. Meil on 4 tükki ja siis see rest peal. Me ehitame selle lõkke nii, et see tuleks kõrgemale. Võib-olla peame need tükid siin lihtsalt märjaks tegema, et need ära ei põleks. Ja siis on meie kala hea. Pane see peale. Olvu, siin on juba natuke sooja. Võtame oma kala, vaata seda. Paneme ta peale. Viskame ta siia peale. Tegelikult puhub tuul siia poole ja viib palju soojust välja. Ma liigutan resti ja panen oma kala ääre peale. Tulel on vaja kuskile pääseda, tead küll. Seal all on ikka tõeliselt kuum. See peab olema üks kõige ägedamaid viisi selle kala valmistamiseks. Loodetavasti kuumus sellest piisavalt läbi käiks. Vaatame üle. Ei. Meie rest lihtsalt varises kokku. Kurat. Ma valetaksin teile, kui ütleksin, et tean, mida selle kalaga teen. See on esimene kord, kui mul on selline kala. Ma ei tea, kas peaksime seda aeglaselt ja kaua küpsetama või kuumalt. Mul pole aimugi. Lükkame selle tule kõrvale, saame mõned head sööd ja viskame selle peale. Teeme seda õues, Austraalia moodi. Otsesüte kohal, see peaks selle aeveselt ära küpsetama. Aga näed, natuke värvi saamine on siin alati tõeline katsumus. Milline teekond, mees? See kalarest oli tõeline ellujäämise lugu. Mõnikord asjad ei lähe plaanipäraselt, aga sa pead lihtsalt improviseerima ja kohanema. See peab olema üks veidrama välimusega toite, mida ma kunagi söönud olen. Kas sa kuuled seda? See on hullumeelne, see on nii metsik. Sellel on kõik need isegi nagu, ma ei tea isegi, mis see on, kuusnurkse kujuga mustrid teal. Vaata, ma just võtsin ühe ära. Sa näed, et need on kõik ühtlase kujuga ka. Vaata, sul on seal üks. See on nagu pusle. Tegelikult on see seest väga kuum, sest kest on liha peaaegu nagu aurutanud. Olgu, vaata neid lihalõike, mis ära tulevad. Need näevad tegelikult väga head välja. Lähme sööma. Värske liha saarel. See peab olema kõige alahinnatum kala, mida ma kunagi söönud olen. Kes oleks arvanud, et mini kass kala? See on hullumeelne. No. Ja vaata, see on täiesti valge. Kas sa teed nalja praegu või? Ma arvan, et ainus asi, mida ma muudaksin, on see, et ma kuidagi prooviksin kõik sisikonna sellest välja saada. Lihtsalt sellepärast, et ma arvan, et kui see seal sees aurab, siis sellel on natuke imelik maitse. Haake kommentaarides teada, kui on mingi viis, kuidas ma saaksin ogu sisikonna kätte. Kui ma peaksin selle terveks jätma, siis ma püüaksin neid täiesti kindlasti uuesti, täiesti ausalt, 100%. Siin saarel tunnen, et te kõik olete minuga. Igal pool, kuhu ma lähen. Ma tõesti armastan teid kõiki väga. See kogukond, mis meil siin on. Offshore Dage'is ei tee keegi seda nii nagu meie. Keegi ei söö kuupkalu niimoodi üksikutel rannikualadel. Ma armastan teid kõiki nii väga. Ja kui sa oled Kanada Iluus, siis minu nimi on Wade. See ongi see, mille nimel me elame, mees. Seiklus, ellujäämine, saared, paradiis ja ilus värske liha. Mine pane kohe like Telli kanal ning anna kommentaarides teada, kas sina prooviksid seda. Kes oleks osanud arvata? One amazing cast. Ausalt öeldes tuli see välja palju parem, kui ma arvasin, et see tuleb. Kõhud on täis. Meil on päikeseloojang käes. Sellepärast me seda teeme, kutid. Pole ühti kohta, kus ma meelsam ei oleksin. Ma armastan neid. Natuke kookost, magustoiduks. See laut oli kasuks. Jah, natuke liius on sees. Värske kookos magustoiduks. Vaata sinna. Ole paha. Mul on ikka veel nii janu, aga... Ma jätan selle alles. Ärkasin täna hommikul üles ja mul polnud üldse energiat. Olin dehüdreeritud, näljane ja lihtsalt nii väsinud.
on hullumeelne, kuidas kõik võib hetkega muutuda. Leidsime selle kookospähkli, saime kiie turgutuse ja läksime sukelduma. Siin saartel õpid nii palju. See pole ainult ellujäämine, see on ka ühendus loodusega ja iseenda mõistmine. Vahel võid elus olla täiesti põhjas. Poisid ja kohe nurga taga. Asjad võivad muutuda, kõik möödub ja head ajad on tulemas. Ma tõesti armastan teid, kutid, nii väga. Kui sul on vaja kellegagi rääkida, siis tea, et mina ja Jumal armastame sind. Mu kõht on täis, tunnen end täna õhtul päris hästi, kutid. Meil on viimane öö. Ma ei oota seda väga. Eelmised ööl oli tõesti külm terve öö ja kõikid väikesed erakvähid ronisid mu peal ringi. Täna õhtul proovime selle vastu võidelda. Teeme tule üles. Loodetavasti pedetab see kõik vähid eemale. Saame natuke rohkem leeki päikeseloojangul. Teine päev. Ma röstin siin lihtsalt meie kookospähklit. Röstitud kookospähkel magustoiduks. Vau, see on nii hea. See on nii suitsune maitse. See on maitsev. Näeme teiega homme varahommikul, 3. ja viimasel päeval. Mul pole aimugi, mis täna õhtul juhtuma hakkab, aga ma olen selleks valmis. Ma olen juba nii liivane, nii päikese põletatud, nii soolane. Aga tänane päev oli tõeliselt vinge. Kõht on täis, tunnen end hästi. Näeme teiega homme varahommikul, 3. päev. Tere hommikust teile! Ja meil on 3. päeval päikesevalgust. No nii. See on uskumatu. Päike tundub nii hea. Tegelikult läks öösel keset tööd väga külmaks. See päike tundub imeline. Mul on liiva igal pool. Sa oled olnud üks vinge varjualune, aga nüüd on aeg see kokku pakkida. 3 päeva sellel saarel, selles varjualuses. Kui sulle see meeldis, siis palun toeta, pane like ja telli kanal ning kohtume järgmises metsikus seikluses. Rohkem videoid siin. Tšüühuu!